seal vahel ja ma ütlen, kui ma sinnamaani jõuan. Aga täna ma tahan alustuseks panna teid natukene mõtlema olukorrale, kus sa oled üksi, kus sa tahad midagi nautida ja mõelge kaasa lihtsalt, kas sinuga on kunagi midagi sellist juhtunud. Näiteks, et sul on olnud raske tööpäev selja taga, sa lõpuks jõuad koju, oled rampväsinud, oled kõik oma sekkeldamised, askeldamised ära teinud ja sa leiad mõned vaiksed minutid enda jaoks ja sa otsustad, et okei, ma lähen võtan nüüd sooja vanni või lähen kuuma duši alla. Lähed keerad sealt selle vee voolama, katsud, et see oleks paras. Ja sa vaikselt lükkad oma sõrmed või varba sinna duši vee alla. No natuke kuum on, aga just see paras kuumus, sa lähed sinna alla, vesi teeb sind märjaks. Ja sa tunned, kuidas su liigesed ja lihased justkui vabanevad ja lõõgastuvad. Ja siis tuleb, Eesti! Mu õde kiusab mind! Sind segatakse vahele. Või siis näiteks mõtle, et sa otsustasid ennast premeerida või perekonnale teha rõõmustuseks ühe koogi ja oled täitsa selle joone peal, et sa nüüd küpsetad ja sa võtad tainast ja muna ja piima ja mäkerdad ja mässad seal ja tainas on valmis ja ahi on soe ja nüüd sa võtad peoga jahu, paned oma laua peale ja võtad selle taina, et hakkaks nüüd laiali rullima ja siis heliseb telefon sügaval püksitaskus või heliseb uksekell ja no sa oled küünarnukini taina ja jahuga koos ja siis sa ukerdad seal üle toa, võib-olla laste mänguasjad on laiali ja jõuad sinna ukseni või lõpuks, kui sa saad selle telefoni kätte seal 3 sõrmega, üritad vastata. Ja siis on müügimees seal. Sinu elu on katkestatud, sinu tegemistes on katkestus. Ja ma usun, et me kõik varem või hiljem oleme kokku puutunud katkestustega meie eludes, vahele segamistega. Ikka ja jälle me puutume nendega kokku. Ja kui me mõtleme vahele segamistele, siis ma arvan, et üsna tihti me jõuame ka sellele arusaamisele, et nad tulevad ikka kõige kehvematel hetkedel. Võimalikult halval ajal. Jälle võtad telefon, heliseb kuskil, no leidis ka aja. Õhtusöögi ajal võib-olla sa oled läinud rahulikult naisega kohvikusse, veedad aega, jälle nad helistavad. Kuidas nende vahele segamistega siis toimetada? Ja ma tahan nüüd pöörata pilgud Jeesuse elu peale ja vaatame, mis Jeesuse elus toimus. Sest kui vaadata Jeesust, siis me näeme, et ka Jeesuse elus oli väga palju katkestusi ja vahele segamisi. Aga Jeesus kasutas neid hetki ära teenimisvõimalustena. Kui me võtame lahti Luuka evangeeliumi, siis päris alguses esimene imetegu, mida me võime Luuka evangeeliumist lugeda, on üks vahele segamise lugu. Ja sellel on oma tagajärg. Jeesus on sünagoogis õpetamas, see on siis tema kuulutustöö alguses, teenimistöö alguses. Ta on sünagoogis õpetamas, kui üks mees, kes on rüvedast vaimust vaevatud, tõuseb üles ja hakkab karjuma. Mis on meid asja sinuga, Jeesus, naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Kuidas Jeesus reageerib? Ta ütleb, jää vait ja mine temast välja. Ja selle peale kuri vaim paiskas mehe nende keskel maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. Pange tähele, kõik, kes seal olid, kõigile tuli hirm peale ja nad rääkisid omavahel, mis asi see siis on. Ta käsutab meelevalla ja väega rüvedaid vaime ja need lähevadki välja. Ning kuuldus temast levis kõigisse ümbruskonna paikadesse. Lähme Luuka evangeeliumis edasi. Jõuad 5. peatükki, seal segatakse Jeesus taas.
Kui Jeesus on ühes kodus õpetamas, siis ühe halvatu mehe sõbrad võtavad vaevaks, lõhuvad katuse lahti, et lasta oma sõber katusest alla, sinna, kus Jeesus kõneleb, selleks, et Jeesus võiks ta terveks teha. Ja kujutage ette, see ei ole nüüd lühike protsess. Mütaki pandi pommi, auk oli sees ja mees kolksti alla. Need hiired krõbistasid seal tõenäoliselt tükk aega juba. Kõik, kes seal majas olid, ühel hetkel vaatasid ja võib-olla võtsid aega, et kaua siis läheb. Aga ometigi Jeesus ootab, ta laseb selle mehe enda ette lasta ja ta kasutab seal võimalust selgeks teha inimestele, et ta võib patte andeks anda. Ta räägib sellest seal ja siis ta tervendab selle mehe ja kõiki, kes seal olid, neid valdas hämmastus. 7. peatükis Jeesus naudib õhtusööki ühe jõuka ja mõjuka mehe kodus, ühe usujuhi kodus. Kui äkki tuleb üks patune naine, seal mõistetakse siis prostituuti, abielurikkujat. Ja see naine tuleb ja valab ta õliga üle ja hakkab oma juustega tema jalgu kuivatama. Ja sellel hetkel Jeesus näitab seal olijatele armu andmist. Kuidas anda inimesele armu? 10. peatükis me näeme jälle taas, kuidas Jeesus on õpetamas. Seal toimub palju asju. Ta läkitab 70 meest ja need tulevad tagasi ja need on teinud igasugu põnevaid asju. Tervendanud Jeesuse nimel ja kurja vaime välja ajanud ja seal on väga põnev, mis toimub. Ja Jeesus samamoodi räägib nendega, õpetab, räägib oma isaga. Ja ühel hetkel tõuseb üks seadusetundja püsti. Jeesus kiusama ja küsib, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Ja selle väikse vestluse jooksul nad mõlemad nõustuvad, et õige vastus on armasta Jumalat ja armasta oma ligimest. Seejärel aga seesama mees jätkab segamist, küsides, aga kes siis on see ligimene? Aga see katkestus viis nüüd selleni, et Jeesusel oli võimalus rääkida üks tuntuim tähendamissõna. Tähendamissõna halastaja Samaariasest. Jõuame Luukas edasi 19. peatükki. Jeesus peatab ja segab üks väike maksukogujate ülem, kes on roninud puu otsa. Tema nimi on Sakkeus. Ja Jeesus kasutab seal võimalust. Ja isegi kõigi suureks üllatusteks ta läheb Sakkeuse majja õhtusöögile, kus ta siis paljastab ka oma missiooni, öeldes, inimese poeg tuli otsima ja päästma neid, kes on kadunud. On veel üks lugu, Luuka 8. peatükis, kus me siis pikemalt peatume. Lugu, kus Jeesust segatakse vahele tema tegemistes. Jeesus on parasjagu Galilea järve ümber ühel pool ja teisel pool toimetamas ja seal on meeletud rahvamassid tema ümber, kes tunglevad ja nad üritavad Jeesust näha. Ja kujutate ette, kui seal ei ole nagu lava, see on tasapinna peal ja inimesed ainult kuulevad ja see sõna levib, et Jeesus on nimetegi ja tema õpetus on eriline ja kõik need inimesed, nad üritavad näha Jeesust ja seal käib siuke sipelgapesa, meeletu tunglemine. Ja läbi nende inimeste hulga jõuab üks mees, kelle nimi on Jaadius. Ja ta tuleb Jeesuse juurde paludes, sest tema ainuke tütar, kes oli 12-aastane, oli suremas. Ja ta langes Jeesuse jalge ette ja anus, et ta tuleks tema majja ja teeks tema tütre terveks, enne kui on liiga hilja. Ja kujutage ette nüüd Jaadiust, kes tuleb, see on tema ainuke tütar, 12-aastane, ja ta teab, et ta on suremas. Ta nägi ikka kõvasti vaeva, et sealt rahvamassist läbi murda. See oli tema jaoks pakiline probleem.
Ja nii alustab siis Jeesus temaga teekonda sealt rahvamassidest läbi. Ja teate, see on nagu mingi ostuöö või mingi suure sündmuse peaväravast sisse tunglemine, kus pileteid on piiratud ja kohtade arv on piiratud ja kõik tahavad parimat kohta saada ja kõik tungivad. Ja nad ei tungi samas suunas, kuhu Jeesus liigub. Nemad tungivad Jeesuse suunas, nad tahavad Jeesust näha. Ja nii on ka seal rahva sees üks naine. Üks naine, kes suudab kuidagi sealt läbi tungelda ja ta puudutab Jeesuse kuube. See naine oli 12 aastat veretõves. Ta oli oma vara arstide peale ära kulutanud. Ta oli nõrk ja tõenäoliselt oli ta ka roojane, sest ta oli läbinud igasuguseid riituseid. Ta oli üritanud sellest haigusest vabaneda. Ja võib-olla tolle aja mõistes ta ei oleks tohtinud isegi avalikult seal teiste keskel olla. Aga ometigi see naine oli seal, ta surus ennast kuidagi läbi rahva ja puudutas Jeesuse kuube, lootes terveks saada. Ja nii, kui ta seda tegi, siis kohe tema verejooks lakkas, seda ütleb piibel. Kohe lakkas tema verejooks. Ja selle peale Jeesus peatub ja küsib, kes puudutas mind? Jeesus küsis väga selgelt, kes puudutas mind, sest ma tundsin väge endast välja minevat. Ja loomulikult oli seal vaikus ja näpuga näitamist ja lõpuks see naine saab aru, et ta ei saa jääda varjule, ta tuleb välja, tunnistab, et tema oli see. Ja Jeesus võtab aega ja räägib selle naisega, kuulab ta ära ja õnnistab teda. Ja õnnistab teda seal. Jeesus segati vahele, kuid ta kasutas võimalust, et teenida seda naist seal. Kahjuks oli see paus ja see väike katkestus midagi enamat kui lihtsalt väike katkestus. Jeesus pidurdas sellel hetkel juba niigi suur rahvamass, kes ei liikunud temaga ühes suunas. Jeesus üritas minna Jaariuse juurde tema tütart tervendama. Rahvas ajas oma asja. Ja siis tuli see naine, kes peatas ja aeglustas veelgi Jeesuse teekonda. Ja kujutage ette nüüd Jaariust, kes seal kõrval oli. Ta kõht ja sisikond võis kõik sees keerata. Appikene, see naine on olnud 12 aastat haige. Minu tütar aga on praegu suremas. Miks sa seisad? Miks sa peatud, Jeesus? Miks sa temaga räägid? Sa võid alati tagasi tulla. Aga juhtus halvim. Üsna pea Jaariuse majast tuleb sõnumitooja halbade uudistega. Vahele segamine Jeesuse elus on olnud liiga pikk. Jeesus on hiljaks jäänud. Tüdruk on surnud. Millist hinda maksid need katkestused? Aga vaatamata kõigele sellele, kui kurb see ka ei oleks, läks Jeesus edasi. Ta jätkab teekonda ja kui ta sinna majja jõuab, läheb ta sisse. Ta võtab tüdrukul käest kinni ja ütleb, tütarlaps, ärka ülesse. Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja tüdruk tõusis otsekohe ülesse ning Jeesus käskis talle süüa anda. Kas siin Jeesus kasutab kõige halvimat vahele segamist võimalusena teenida üht Jumala last? Ja loomulikult te võite arvata, selle lapse vanemad olid jahmunud, hämmingus. Nii nagu me näeme kõikide nende lugude lõpus. Jeesus seisis silmitsi olukordadega, kus talle segati vahele, kus teda katkestati. Aga ta võttis ja muutis need olukorrad teenimise võimaluseks. Võimaluseks midagi ära teha, võimaluseks muuta inimeste elusid, puudutada neid. Kuidas siis on meie elu vahele segamistega? Mis need on? Mõtle sellele. Miks need on meile nii ebamugavad? Miks on see nii ebamugav, kui meid katkestatakse? Mis teeb nad nii hulluks?
Mõtle oma elu vahele segamiste peale, katkestuste peale. Sa oled seal, tegeled oma asjadega, mis iganes see oluline asi on, mis sul pooleli on, ja siis tuleb keegi muu ja ta tahab, et sa teeksid hoopis tema asja, nende asja. Kas pole mitte just see, mis meid häirib? Me peame enda asjad pooleli jätma ja tegema midagi muud. Keegi tuleb ja paneb meie õlule oma päevakava, mida meie ei ole planeerinud. Ta surub meie ellu oma plaani, oma päevakava. Meile meeldib väga meie ajakava. Meile meeldib ise olla oma spontaansuse olukorra peremehed. Ja kui keegi segab, siis see meile lihtsalt ei meeldi. Me eelistame iseseisvust, kas pole nii? Teate, tegelikult on veel huvitav see, et me eelistame, või mitte eelistame, me kipume isegi teisi teenides või aidates. Me kipume neid suruma oma tegevuskavasse, oma soovidesse, oma nõudmistesse. Kõik me kiidame heaks selle mõtte, et evangeeliumi on vaja kuulutada. Jumala riigi tööd on vaja teha. Aga me ei taha seda teha siis, kui see tuleb ja koputab meie uksele. Jaa, loomulikult teeme seda, aga mitte minu lemmik telesarja ajal, AK uudiste ajal. Või olümpiamängud on käimas, no kas sa pead just praegust? Kiidame heaks, et on vaja inimesi lohutada. Aga meile ei sobi see, kui see tuleb halval ajal. Me tahame olla Jeesuse Kristuse teenijad, järgijad, kui me tahame teda teenida omal alal, omal moel, omal ajal. Ja selles suhtumises ongi probleem, et see lihtsalt ei tööta. Vaadake Jeesust, me vaatasime neid lugusid. Ta oli valmis inimeste vajadustega tegelema just seal, selles hetkes, kus ta nendega kohtus. Seal, kus nad tulid, seal, kus nad olid. Isegi kui see segas tema ajaplaani, päevakorda, teekonda. Neli väga kohmakat mõttetera, mis ma üritan teile anda. Esimene neist on see, et selleks, et vahele segamistest teha teenimisvõimalused, peaksime me allutama oma päevakava, oma tegevuskava Jumala tahtele. Kui haige tuli Jeesuse juurde hingamispäeval, siis ta ei öelnud neile, et kuulge, et vabanda mees, et täna on puhkepäev, et tule esmaspäeval. Mu tööaeg hakkab 8 kuni kella 1, et siis on parem aeg, on ju. Ei, ta tegeles nendega kohe. Ta tegi nad terveks. Ta nägi igas katkestuses võimalust puudutada inimeste elusid, muuta nende elusid. Ja teate, pole ühtegi paremat aega inimese elu muutmiseks, kui see hetk, kui ta tuleb sinu juurde ja palub sult abi, otsib midagi. Teiseks, katkestuste muutmiseks võimalusteks, selleks tuleb asetada teiste vajadused oma soovidest kõrgemale. Üks asi, mis meid kogu selles protsessis aitab, on see, et me ei mõtle endast lihtsalt kui inimestest, lihtsalt kui mingi riigi kodanikest, vaid kui Jumala lastest, kui Jumala riigi saadikust, kui Jeesuse Kristuse teenijast. Igaüks meist on kutsutud Jumala riigi teenistusse. Mina näiteks teenimisse, sina võib-olla millessegi muusse. Olenemata andidest, mis Jumal on meile kinkinud, olete te ka kutsutud Jumala riiki teenima. Kui me nüüd mõtleme, et me ei ole lihtsalt kodanikud, vaid me olemegi Jumala riigi töölised,
Jumal on meid läkitanud siia maailma, siis need segamised meie elus, need katkestused meie elus saavad hoopis teistsuguse tähenduse. Me vaatame neid läbi Jeesuse prillide, läbi Jumala tahte. Sest Jumala soovid on ka meie soovid. Vahele segamiste muutmiseks see on nii kohmakas, et neid katkestusi muuta võimalusteks teenimiseks tuleb näha oma elu Jeesuse lapsena. Täna seisame me leivamurdmise laua ääres ja me kõik üheskoos meenutame, mida Jeesus on teinud meie eest. Me kinnitame üheskoos, et Jeesus läks ristipuu peale surma meie eest. Ta on meid vabaks ostnud oma verega. Ja juba seesama märk, seesama tegevus siin ütleb, et me oleme Jumala lapsed, me oleme tema järgijad. See läheb meile korda, mida Jeesus tegi. Me igatseme temaga kohtuda igavikus. Nii nagu Jeesus oli vaba teenima, õpetama ja tegema head, on see ka tegelikult meie elu osa, kui me kõnnime koos temaga. Nii nagu Jeesus kuuletus oma isale oli valmis, nii kutsutakse meidki olema valmis ja ütlema Jumalale, ma olen valmis, kus iganes ma olen, mida iganes ma ka ei teeks, millal iganes sa, Jumal, helistad mulle ja kutsud mind, siin ma olen, ma kuulen sind. Kas see on ka täna sinu südamekutse? Südamehõige Jumalale. Neljandaks, selleks, et need elukatkestused, vahele segamised võiksid muutuda teenimiseks, peaksime me tegema Jumalale ennast kättesaadavaks. Tee ruumi oma elus Jumalale. Meile meeldib olla väga hõivatud, väga kiired, ajavooluga kaasa minna, unustada isegi palvetada, piiblit lugeda. Kus on siis koht Jumalale? Kus me teda kuuleme? Kus me teda näeme? Kus me oleme talle kättesaadavad? Kas me oleme igal ajal valmis ütlema, et siin ma olen, ma kuulen sind ja valmis tegutsema? Miks saadab Jumal meile teele katkestusi? Teate, mõnikord saadab ta meile neid katkestusi selleks, et teenida üksteist. Teenida kogu maailma. Teenida teineteist, koguduse vendi, õdesid. Aga vahest saadab ta need katkestused meile ka selleks, et meid üles ehitada. Fakt on see, et mõnikord lähevad meie elud sassi. Ükskõik kui hästi me ei üritaks, me jookseme omadega puntrasse. Ja vahel me ei pane seda tähelegi. Aga me hakkame nägema elu kuidagi ühel viisil, tegema asju ühtemoodi, rutiinselt, elama ühtemoodi, tegutsema ühtemoodi. Meie teekond, millel me oleme, kulgeb mööda sisse käidud ja sõidetud roopaid. See on nagu praegust jäistel tänavatel. Üritad küll autoga sõita kõrvalt, aga läheb mööda jääroopaid. Ja nii sa seal oled. Ja need roopad võivad olla väga sügavad. Me elame oma päevakaja järgi ja ainult meelepärase päevakava järgi. Ja siis Jumal tuleb ja segab vahele. Ta katkestab meie tegemised. Ta paneb meid kõrvale astuma, sealt roobastest välja astuma ja vaatama, kuhu meie teekond viib. Kas me oleme õigel teel? Need katkestused, mida Jumal saadab, on võimalused kasvada usus, kasvada issandas, võimalused teenida Jumalat. Seega, kallid, võtke ja kiitke issandat nendele vahele segamiste eest, nende katkestuste eest. Tõuseme ja palvetame üheskoos. Hea issand, õnnista väga ka seda, kes telefoniga helistab.
nii nagu sinu elu näitas ka Jeesus, võivad olla need olulised kõned, olulised vahelesegamised. Aga issand, vahest me ei panegi tähele, et need vahelesegamised meie elus, need katkestused, me pahandame nende peale. Issand, siis anna meile andeks, palun, kus me oleme pahandanud neis hetkedes, kus sina tuled ja koputad, kus sina segad vahele, issand. Anna meile andeks, kui me oleme sinu kutsumisi eemale tõuganud. Issand, ja ma palun, ava meie silmad, ava meie süda nendele koputustele, nendele hetkedele, issand, mida sina saadad meie teele, nendele inimestele, kelle sa asetad meie teele, nendele olukordadele. Issand, sinu plaan on parim. Issand, tõesti, aita meil näha läbi sinu silmade. Aita meil kaasa tunda nii, nagu sina tundsid kaasa. Issand, ja sina oled öelnud, sa oled alati meie kõrval, viies ellu ja täide imesid. Suuremaidki veel kui sina, Jeesus, mis sa tegid. Tänu sulle selle eest. Issand, tänu, et sina juhid meid, sina kõnetad meid, aga tõesti raputa meid vabaks sellest maailma ajanappusest. Issand, aseta meid elama sinu aegruumi. Tänu sulle. Tänu, et sina kannad hoolt. Sina juhid. Sina näitad teed. Kiitus sulle, issand. Amen.